Nii, tere! Oleme juba tänase päevakavaga lõpusirgel. Täna me olete veel meiega. Aga siis mina olen Margarita Leonova ja ma olen TTÜ doktorant. Samuti mul on kogemus ehituse projekteerimise juhtimisel ja teistes firmades. Aga mina räägin siis täna organisatsiooni muutuste juhtimise kvaliteedist. Nii, et meenutades tänase konverentsi teemade võtmesõnad, võiks öelda, et tegelikult üle maailma on käimas suured muutused. Ja need on uute meetmete ja meetodite rakendamisega seotud. Ja küsimus ehitusvaldkonnale seisneb mitte selles, et kas võtta uuendusi vastu, vaid kuidas seda edukalt teha. Ja sellega seoses mul on teile paar uudist, aga ma ei ütleks, et neid on väga head, pigem mõtlema panevad. Et siis nad on siin. Et meie valdkond on traditsiooniline ja konservatiivne. Ja meie valdkonda peetakse aeglaseks uuendusi vastuvõtmisel ja muudatuste läbiviimisel. Ning uuringud näitavad, et sektori innovatsioonitase on väga madal. Mis puudutab organisatsioonide muutust, kahjuks ei ole olemas sugust universaalset eduretsepti sammudega, mis võivad kõik jälgida, et olla edukas. Iga ettevõte on unikaalne ja tema tee eduni on individuaalne. Ja muutus on tegelikult pidev protsess. Kui on astutud sammud, et juurutada uuendusi, algab pidev parandamine ehk inglise keeles continuous improvement. Aga proovime täna selgeks teha, kuidas tegutseda, et muutus tooks kasu ja tõstaks töö kvaliteeti. Kuna sektori probleemidest on väga ammu teada, et paljudes riikides on aastakümneid juba käimas inglise keeles change movement. Eesti keeles see võiks tähendada muutuste edasiarendamise liikumine. Et muudatusettepanekutele eelneb tavaliselt eelnevad sektori uuringud, mis tegelikult näitavad, et mis on meie sektori eripärad ja probleemid. Ja neid on üldine sektori külastatus. Ehitus koosneb eelkõige väga erinevatest ja väiksetest ettevõtetest. Uurimine ja arenduse R&D esineb innovatsiooni stimulina ja uuendustegevuste mootorina tegelikult, aga see on meie valdkonnas väga madal. Nagu olete ise kokku puutunud sellega, et meil on ajagraafikus ja eelarves mitte püsimine tavaliselt toimub, vastuolulised suhted, vaidlused, tellija lõpptulemusega rahuldamatus ja nagu oli täna juba öeldud mitu korda, et võrreldes teiste tööstusvaldkondadega meil on madal tootlikkus ja ebaefektiivsus. Mulle väga meeldib see Einsteini tsitaat. See hästi peegeldab hetkeolukorda ning tavalist inimeste käitumist. Ning viimaste aastate strateegiates ja raportites on välja toodud, kuidas võiks meie tulevik välja näha. Et kindlasti peaksime meie saavutama lisaväärtust. Osalejate vahel peaks olema tihedam koostöö. Peaksime rakendama IKT võimalusi ja hangete korraldamine ja lepingute uuendamine võiks olla ka üks selles mõttes eduvõti. Ja mõeldes eelmiste konverentside ja arutelude järele, võib öelda, et oleme saavutanud väga positiivseid tulemusi projektide tasemel
Ettevõtete ja sektori tasemel oleme suhteliselt konservatiivsed ning üldist olukorda tuleb veel parandada. Ja teie inspiratsiooniks on suke lugu, et head ettevõtted reageerivad muutusele kiiresti, suurepärased ettevõtted loovad muutust. Et räägin ka ettevõtetest, aga tegelikult meie valdkond koosnebki ettevõtetest pigem. Ja siis tahaks, et kõik ettevõtted, mis tegutsevad meie ehitusvaldkonnas, oleksid edukad ja innovatiivsed. Ma olen väga kindel, et need, kes on seda asja uurinud, et kes tahaks muutusi juurutada omas ettevõttes, on näinud väga palju raamatuid, olen kuulnud gurusid, kes räägivad sellest, et ma olen välja töötanud need ja need sammud, et olla edukas. Ning tegelikult hakkab tundma, et informatsiooni on liiga palju, et ei tea, kust alustada. Ja sageli kõik need ette nähtud lahendused ei ole ehitusettevõtetele mõeldud. Peab niikuinii ise koondama neid. Ja nagu Marko veel rääkis ka, et läbikukkumise protsent juurutamistel on väga suur ja sellepärast need, kes on tegelikult huvitatud mööda seda teed kvaliteetselt liikuda, vaevalt väldivad teemasse süvenemist ja uurimist. Aga üks kindel koht on kindlasti alustada sellest, et käe konverentsidel, seminaridel, nagu me täna oleme siin. Ja mina pakuks uurida natuke suuremat pildi ja sealt edasi vaadata. Et me tegutseme praegu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ajastus ehk 5. tehnoloogilise revolutsiooni ajal. Iga tehnoloogiline revolutsioon toob endaga kaasa uue tehnoloogilise majandusliku paradigma ja millest ettevõtjad, innovaatorid, investorid, tarbijad juhinduvad kogu antud paradigma kestuse vältel. Meie sektorid kindlasti mõjutab arengut keemia- ja materiaaltehnoloogias, masinate ja seadmete arendus ning kasvav IKT läbi tungimine meie igapäevasse ellu. Miks mul on see konkurentsi eelis küsimärgiga? Sest nii kaua, kui vanamoodi tegutsemine toob kasumit, on raske uutes meetodites kasu näha. Ja oleme nagu ise selles vendunud. Kuidas siis hakkasid organisatsioonid muutuma? Et teie ees on vana hierarhiline püramiid. Seda edukalt kasutasid ettevõtted, valitsused ja paljud teised organisatsioonid. Et juhised liikusid alla, info lükkas üles ja võt need kohad siin on see oli spetsialiseerunud roll mõnedes kohtades, kes tegelikult tegutses välismaailmaga. See oli nagu eraldi. Ja kuidas praegune kaasaegne organisatsioon välja näeb? Ta on suhke nagu võrgustik. Ta on lame struktuuriga ja tuumik siit ta nagu koordineerib, toetab ja jälgib oma inimesi. Need servad, servad siin, nad on volitatud täitma oma kohustusi ja eesmärki koostöös ja innovatsiooni kaudu. Ja siit me näeme, et meil on olemas pidev välismaailmaga side. Need on kliendid, tarnijad, liiklased. Ning võib öelda ka, et kaasaegne ettevõte on
avatud süsteem. Ta on rikustatud infovoogudega ja koostööeelistega. Aga isoleeritud ettevõtted on ebasoodsamas olukorras, sest hindade ja ka teadmiste osas. Ja tootlikkus ja konkurentsivõime sõltuvad üha enam teadmistest, informatsioonist ja kindlasti koostööst. Ja digiklastri kogemustest räägib täpsemalt Kadi peale mind, et siis, see on siis meie Eesti näite sellest. Aga siin ma nagu panin kokku mõned sammud, mis võiks sobida ehitusettevõttele kui ka teistele ettevõttele, just selle muutusega nagu seotud. Et kust alustada? Et alustama kindlasti olukorrast meie nagu maailmast, kus me tegutseme. Et siis võib öelda nii, et mingi eesmärk või suund peale seda on selgunud. Hiljem peaks ettevõtet nagu uurima, oma ettevõtet uurima. Et firmasisene uuring peaks olema tehtud, et näiteks ettevõtte hetkeolukorra kaardistamine, kuidas ta on tehtud, kus on valukohad, probleemid. Kas on ressursside olemasolu täidetud? Ja ma paneks niimoodi, et inimesed on kindlasti kõige tähtsam ressurss meil praegu, aeg ja raha siin. Et kindlasti peaks mõtlema selle peale, et kas meil on võimalusi investeerida muutustele, innovatsioonidele ja siis peaks olema tehtud riskide analüüs. Ning järgmiseks sammuks ma paneks väliskonsultandi valimine või mingi töögrupi moodustamine firma sees. Et võib-olla nii, et väliskonsultante ei tahetakse ja siis ma ei ole väga palju kuulnud, et Eestis võetakse kedagi nagu, mitte nagu ettevõttest nagu endast seda asja nagu juhtima. Nii võib öelda, et tänu konsultandi tööle või siis töögrupi tööle on mingi strateegia välja töötatud. Ja edasi algab kõige põnevam tegevus ehk juurutamise režiim. Nii, see on siis Toyota Katast võetud, et me oleme siin, tegelikult tahame olla siin ja siin on suur suke ebaselge territoorium. Ja see ongi see juurutamise režiim. Seda me ei oska kontrollida, me ei oska ennustada, mis seal hakkab toimuma, et pigem siis nagu ideid võiks seal kasutada. Aga teada või määrata süsteemi konkreetsed sammud on inimestele omane, see on väga selge. Aga ebaselgus on absoluutselt normaalne, sellega peaks niikuinii toime tulema. Ja õppimine on protsessi eduvõti. Ja kuidas siis juurutamise režiimis võiks toimuda, et abiks võiks olla suke teemingu ring, mis räägib sellest, et kõigepealt me planeerime midagi, siis me teostame, kontrollime ja korrigeerime. Ja siis me liigume kvaliteedi suunas ja siin võiks olla suke standardi koht, et korrigeerimisele ehk siis siia kuulub ka parandamise fikseerimine ja see on mingi firma standard. Aga sellest kindlasti ei piisa, et alati peaks olema edasiliikumine, et nagu seisu säilitamine tähendabki, et sa nagu ei liigu edasi, siis ei tähenda, et sul on kõik hästi läheb. Nii, et siis nagu ma ütlesin, et see on õppimise protsess, aga mida peaks silmas pidama? Et siin väiksed sammud peaksid olema kindlasti olemas, et me õpime, kohandame oma strateegiad ja siis siin
meie ehitussektori jaoks, ehitusettevõtete jaoks oleks väga oluline selle pilootprojekti valik. Et see on väga oluline, kuna ressursipuudus on alati meil olemas firmades ja selle teiste ressursside aega ja raha planeerimine võiks ka siia kuuluda. Nii, mis võiks veel silmas pidada, et tehniline innovatsioon pakub sageli ainult ajutist konkureerimiseelist, arengute ja unduste perioodilisus varjab staatilist süsteemi. See tähendab seda, et kui ettevõttes toimub vahetavael midagi uut, juurutame seda, aga siis nagu seda pidevat protsessi, pidevat innovatsiooni juurutamist ei toimu. Nii, ja siis need kaks asja, see on nagu tõde põhimõtteliselt, et entropia ilmub niikuinii aja jooksul ja süsteem vajab uut energiat. Ja vot siin see eestvedaja, kas see on siis väliskonsultant või kas on siis see arendusgrupp firmas, need siis jälgivad seda asja ja vastavalt reageerivad. Olemas ka mõtteviis, mis räägib sellest, et pole üldse sellist asja nagu organisatsiooniline muutus, olemas on vaid isiklik muutus. Et meie eesmärkide jaoks oleks tegelikult väga, nagu oleks kasulik käsitleda seda muutust nii, et tal on mitu aspekti. Tal on tehniline aspekt ja sotsiaalne aspekt. Ja ma olen kindel, et paljud teid, kes on täna siin, on BIM-ist midagi kuulnud. Kas mul on õigus, tõstke palun käed, kes on BIM-ist midagi kuulnud? Kes töötab ettevõttes, kes juurutab BIM-i praegu? Et, aitäh. Et selles asi ongi praegu selles, et oht on selline, et praegu rõhutakse pigem tehnoloogilist mingid meetodite juurutamist. Et seda sotsiaalset aspekti ei võta praegu eriti tähele. Et siin võiks olla see BIM-i meetodid, BIM-i meetmed, mis on praegu kasutusel igal pool. Aga see sotsiaalne aspekt on see liini ehk timitud ehituse juurutamine. Ja nagu Sten täna uuris hommikul, et liinist ja timitud ehitusest on väga vähe teada täna siin. Et, aga isegi Sten rääkis sellest, et nende ettevõttes on see asi läbi kukkunud. Ja tegelikult neil oli väga head tulemused, väga hea statistika, aga tegelikkuses asi oligi selles, et eestvedaja inimesed olid teises kohas ja sellepärast nad hakkasid selle peale mõtlema, et kuidas nad võiksid siis neid kaasata süsteemi, et süsteemi parandada. See sotsiaalne aspekt on väga tähtis. Et siin võiks nagu küsida, kas mida me valime, tehnoloogiad või tööriistad, eks siis konkreetsed ja pehmed aspektid. Ja uuenduste läbiviimine ehitusjuhtimisse, just ehitusjuhtimise alal, tähendab kultuuri, tööviiside, harjumusi, muutust. Ja see on paratamatult väga aeglane protsess, mis vajab selged strateegiad ja pühendumist eesmärgi saavutamiseks. Ja siin võiks öelda nii, et see on innovatsioonide levik Rogersi järgi. Et tänase olukorda võib analüüsida selle diagrammi abiga, et isegi BIM-iga, see on praegu igal pool olemas, nagu me teame. Võiks öelda nii, et siin on näha, et me oleme praegu tegelikult siin etapis,
me oleme varajased kasutajad. Nii, et jõuda varajase enamuseni, me peaks ületama koristikku. Ja see on tegelikult murdepunkt. See on iga innovatsiooni kasutusele võtmise puhul. Et see on murdepunkt. Ja sealt alates hakkavad asjad väga kiiresti liikuma. Ja ehitusettevõtted peaksid olema selleks valmis. Ja mina ütleks, et selleks, et seda saavutada, kas BIM-i või liini puhul me peaksime tegutsema üheskoos. Ja kui te arvate, et see peaks olema see juhtum, et me peaks jõudma siiani, et meie valdkond, ehitusvaldkond oleks innovatiivne, uuenduslik, meil oleks väga palju uusi inimesi, noori, siis me peaks seda kuidagi üheskoos tegema. Tänan tähelepanu eest. Äkki teil on mingi küsimused? Nii, küsimusi? Ma tean, et siin istub meie seas ka innovatsioonieksperte. Aga ma küsiks ise ühe täpsustava küsimuse, et äkki sa täpsustaksid seda avatud ja suletud organisatsiooni mudelit, et justkui teoorias, ideaalis on, ütleme, tegelikkuses on ju üsna vähe neid suletuid organisatsioone, sest kõik ju kuidagi hangivad ressursse turult ja lõpuks vahendavad siis mingisugust toodet või teenust turule. Et ühel või teisel kombel nad on ikkagi alati avatud. Ka kõige kinnisemad ettevõtted, nad peavad hankima inimesi ikkagi turult. Et siin ma mõtlesin, et see avatud firma puhul, et just siis Kadi hakkab sellest rääkima, et me tihtipeale ei kasuta seda võimalust, et me oleme isegi meie konkurentidega suhelnud sellest, et kuidas me edasi liikume, mida me võiksime nendega koos ette võtta, et olla koos edukas. Et neid asjad töötavad tegelikult teiste valdkondade puhul. Ja see nagu võrgustik siin, et mis toimub, et infovoogude ja informatsioonide nagu jagamine, see tähendab seda, et see ei ole nagu lihtsalt, et me oleme midagi toodanud ja siis selle nagu müüme kuhugi, aga siis see on just jutt on nagu informatsioonist, teadmistest ja nendest asjadest, mis nagu annab teistele firmadele ja näiteks meie firmale midagi nagu uut. Ja me võime seda kasutada üheskoos eraldi. Ja me ei peaks nagu kartma, et need meie konkurendid võtavad selle endale ja siis saavad sellest rohkem kasu kui meie. Et kasutajatest võiks kindlasti, lõppkasutajatest näiteks meie poolt, see tellija või omanik, nende käest võiks ka üle küsida või teha suks nagu väikest uuringud peale seda, kui projekt on valmis. Ja samamoodi see on nagu informatsiooni vahendamine. Kindlasti tarnijate võrk, see on puudutab pigem ehitusettevõtteid, et nendega koos, nagu Toyota tegi, ta koolitas oma tarnijaid, ta koolitas oma neid subkontraktoreid, et oleks tal veendumus selles, et kõik on väga kvaliteetne, see produkt, mis nad saavad kätte, on kvaliteetne ja siis see lõpp-produkt võib ka olla kvaliteetne. Sellest oli juttu pigem. Selge, aitäh, täname.